tere! Salvestame siin seda videot praegu kahekesi teie jaoks ja Ginger ütles mulle ette, et tänase video teema võiks olla üks võluküsimus ja ma nõustusin sellega ja mõtlesin, et see on täitsa tore mõte rääkida ühest võluküsimusest, mis tegelikult, olgem ausad, Gingerit võib-olla palju ei aita, aga mind on aidanud küll, mida ma olen hakanud endalt hiljuti küsima iga kord, kui mul on tunne, et mind ei mõisteta või minust ei saada aru. See küsimus kõlab niimoodi, milline pean olema mina, et see inimene kas tahaks minuga koos olla või et ta mõistaks mind, kuidas ma pean ennast väljendama, et minust oleks võimalikult selge ja lihtne aru saada. Kas ma peaksin üle küsima, kui mina ei saa midagi aru ja nii edasi. Tegelikult jumala tavaline inimeste vaheline suhtlus, aga me kõik kipume teinekord asju vaatama sellest vaatevinklist, et miks minuga need asjad on niimoodi, miks ta ütles mulle niimoodi, miks ta tegi mulle niimoodi, miks vanemad ei mõista mind, miks lapsed nii halvad on, miks mees, ei räägi, ei suhtle minuga, miks meil on arusaamatused. Me kipume nii-öelda selle põhjuse endast välja sihtima selle suunas, kellega meil nagu probleem parasjagu tekkinud on. Isegi väike, ükskõik milline, on see suur või väike, siis õppides küsima küsimust, milline pean olema mina, et see inimene tahaks minuga olla, et sellel inimesel oleks hea minuga olla, et mul oleks ka hea olla temaga. Milline ema ma pean olema, et mu lapsel oleks minuga hea, soe ja turvaline? Milline laps ma pean olema oma vanematele, et nad armastaksid mind jäägitult, et meil ei tekiks konflikte? Milline pean olema mina naisena, et mees tahaks minuga olla? Milline pean olema mina kolleegina, kui ma tahan, et minusse suhtutakse kui võrdväärsesse partnerisse? Ja seal on ükskõik millised isikuomadused, nad tõenäoliselt on väga erinevad nagu kõikide nende konflikti osapoolte või just nende vestlus- või suhtluspartnerite vahel. Ehk siis oma mehele pead sa olema naine, oma vanematele pead sa olema laps, oma lapsele pead sa olema ema, oma kolleegidele peadki sa olema nagu samal tasandil, kui sa nendega oled nii-öelda ühel levelil. Siis kui sul on juhiga konflikt, siis sa küsid, milline alluv pean mina olema, et juhil oleks minuga hea olla ja minul juhiga hea olla. Ehk siis suuna see küsimus tagurpidi iseendasse tagasi. Me kõik otsime siin nooruspõlves, neiud räägivad ju, eks ole, et nad tahavad abielluda ja kujutavad ette, milline see elu peab olema, kui magus, ilus, valge, särav ja nii edasi, et see mees, kellega ta abiellub, peab olema prints ja tal peab olema kindlasti valge hobune. Kui palju te olete näinud kappamas printse valgetel hobustel siin ümberkaudu? See, kes on näinud, see on ise printsess. Vist võib nii öelda. Sellepärast, et prints ei taha kindlasti olla mingi kurja võõrasemaga. Prints ei taha olla mingi jonnaka lapsega. Prints ei taha olla, oma mingisuguse kurjast võõrasemast ma juba rääkisin, mingi muu karakteriga, ta tahab printsessi. Kui kuningas on sinu ideaal, siis kas sa oled see kuninganna, kelle kõrval su mees ennast kuningana saab tunda? Ja nii edasi, see on kahepoolne, suhe on alati kahepoolne. Ehk siis küsi endalt sagedamini seda küsimust, milline pean olema mina, et see inimene oleks minuga selline, nagu ma temalt ootan. Sest ma ju ootan, et see inimene on minuga hea, lahke, teeb mulle pai, mõistab mind absoluutselt alati, ei protesteeri, ei räägi vastu, ei vaidle, mõistab poolelt sõnalt, teeb kõik, mis ma isegi mõtlema pole veel jõudnud välja öelda, ta teeb kõik, mida ma tahan. Ja see on meie ideaal.
ja selle ideaali me oleme saanud võib-olla lapsepõlves muinasjuttudest, võib-olla mõnest filmist, kus näidatakse, kuidas on kõik õnnelikult kõikide elude lõpuni koos. Elu on igasugune, suhted on igasugused ja arvestada seda, et elus suhetes tuleb absoluutselt kõik ette ja see on normaalne ja need ongi need kohad, millest tuleb nagu üle kasvada, mida tuleb mõista, millega tuleb tegeleda, aga sa ei saa tegeleda teise inimesega, vaid sa tegeled alati iseendaga. Kui see sinu jaoks on probleem, siis sa lahendad selle probleemi enda jaoks ja enda sees. Sa leiad need põhjused enda seest, kui sa sinna vaatad. Ja sa saad ise enda sees selle probleemi lahendada. Sa jõuad põhjustele lähemale, kui sa küsid enda käest just seda küsimust. Milline pean olema mina? Et see inimene, kellega ma koos elan, armastaks mind. Et ta tahaks minuga koos olla, et ta tooks mulle lilli, et ta tooks mulle kohvi voodisse, kui see kellelegi on oluline. Et ta armastaks mind, kingiks mulle kingitusi, milline pean olema mina. Kas vinguv, mossitav, väärib seda? Vaevalt. Vaevalt, on ju. Ja selliseid küsimusi iseendalt küsides jõuad sa arusaamisele, et ilmselt on ka sinul olnud mingisugune panus selles, et see konflikt nagu sellisesse kohta on jõudnud. Ja sa saad sellest konfliktist aru, sa suudad seda hakata enda jaoks selgemaks nagu mõtlema ja selgemaks tunnetama sellistel hetkedel, kus sa saad aru, kus sa ise oled mööda pannud. Mitte veeretades süüd endast välja. Sest see, mida me endast välja kiirgame, selle me saame plaksti tagasi endale. Ja kui meile see ei sobi, siis me vaatame endasse, kus me mööda panime, millega me mööda panime. Ja sellisel juhul on vaja lõpuks arusaadavalt ennast väljendada ja öelda, tead, ma sain aru, et läksime võib-olla siin kuidagi oma sõnadega, oma tegudega lahku teineteisest. Ja kui me tahame selle probleemi teineteisega koos ära lahendada, siis see jutt käib muidugi selliste võrdsete partnerite puhul, kui me räägime, kui sina oled lapsevanem ja kui sul on laps ja kui seal on nagu suhted sassi, siis mõtle, missugune lapsevanem sa peaksid oma lapsele olema, et laps usaldaks su juurde tulla, et laps tuleks sulle kaitsu, et ta räägiks sulle asjadest, jagaks ennast, avaks ennast. Milline lapsevanem sa pead olema? Kas tõrges, kontrolliv, pidevalt näppu vibutab, kes oma lastele enda mingisugused õigustamad ootusi kogu aeg peale laob? Milline laps sa pead olema oma vanematele, et su vanematel oleks sinuga hea suhelda? Täiskasvanud inimestest käib muidugi jutt, me ei räägi siin, me ei hakka lapsi õpetama. Muidugi sa võid oma lastele seda sama küsimust ka selgeks teha, et nad küsiksid endalt selliseid küsimusi. Aga sina täiskasvanuna, kuidas sa pead, milline laps sa pead olema? Sa ei saa seda unustada, et sa jääd oma vanematele alati lapseks. Milline laps? Kas see, kes näitab näpuga, kuidas ta peab elama? Kas see, kes kogu aeg õiendab, targutab, tänitab? Milline laps sa pead olema oma vanematele? Või sa saad olla selline laps, kes tuleb ja ütleb, oi, tead, sul on õigus. Vähemasti õigus selles, et elada oma elu nii, nagu sina tahad. Mina ei saa sulle seda ette määrata. Milline peab olema sinu elu? Sa pead nagu ennast igas positsioonis, ma olen seda tegelikult ka varem rääkinud, ehk me asume süsteemis oma kindlatel kohtadel, aga nüüd ma lihtsalt astusin sammu natukene sellest süsteemist kaugemale ja räägin just sellisest enda sisemisest tunnetamisest erinevates rollides, erinevates kohtades. Ja kui sulle midagi ei sobi sellest, kuidas sinusse suhtutakse, siis vaata palun endasse ja küsi endalt see küsimus, milline ma pean olema ise, et minusse suhtutaks hästi. Ma pean olema avatud ilmselt, on ju, ma pean olema siiras, ma pean olema
samamoodi nagu tulema naeratusega sinu poole, et sina saaksid mulle naeratada. Ja veel kord, elu ei ole ideaal. Elus on kõike ja see ongi ideaalne. Sellepärast, et kõik katsumused, nii positiivsed kui negatiivsed, kõik tumedamad ja heledamad värvid, kõik on elus olemas ja neid tuleb lihtsalt adekvaatsest kohast vaadata. Ja küsides tõepoolest endalt seda võluküsimust, milline pean olema mina, et näiteks teenida 1 000 000, kui kellelegi on raha, milline ma pean olema, et raha jõuaks minu ellu, milline ma pean olema, et mu suhe oleks minu jaoks ideaalne, millist meest ma enda ellu tahan ja milline ma pean olema selle mehe jaoks, milliseid suhteid ma oma vanematega või oma lastega või oma kolleegidega tahan kogeda, siis milline pean olema mina kõiges selles. Kui sa selle koha endas läbi hammustad, siis on su elu tunduvalt selgem ja lihtsam sinu enda jaoks. Sest sa ei muuda mitte kedagi, mitte kunagi. Sa saad ainult iseendaga tegeleda, ennast muuta, oma harjumusi muuta, oma maailmavaadet muuta, oma mõtteid millestki muuta. Nii et soovitan sul sagedamini küsida seda küsimust. Milline pean olema mina, et ma oleksin oma eluga rahul? Ilusat päeva!